Inimesed on siia tegelikult selle raja juba sisse käinud, sest nemad on harjunud sealt Kose poolt tulema ja saavad ilusti bussi peale. Aga vot, nüüd sellest rajast enam siis nii palju kasu ei ole, kui see suur sein siia nii-öelda ette ehitatud on ja nemad peavad siis ringiga minema, et üleüldse bussi peale jõuda. Tegelikult tundub asi lihtne. Linnaplaneeringu käigus rajatakse siia Tallinnasse Kose ja Lasnamäe piiril uus kõnnitee. Siiski asi nii lihtne ei ole. Ega sellest projektist nagu aru ei saanud, et tee oli, seda S-tähe kuju oli nagu tajuda seal peal, aga et selline põhimõtteliselt Laagna kanali miniversioon tekib, see oli alles nagu selle nädala alguses aru saada, kui see 10 päeva või 1,5 nädalat on kaevatud siin. Ja hetkel lõpeb siis see jalgrada põhimõtteliselt 1,5 meetrise süvendiga. Niisugune kõvem kõrgushüppe saaks üles võib-olla. Kuidas siis niimoodi juhtuda sai, et siit selline tee siis ehitati, mis inimesi pahuraks teeb? Jah, et see on tõesti mastaapselt ette võetud, aga ilmselgelt siia teed oli vaja. Et kui minu selja taha vaatate, siis see vana tee läks siit Vana-Narva maanteele. Siin oli 3-4 trepiastet ja edasi läks selline siis, ütleme, selline kruusane tee. Inimene pidi mäest üles minema ja nüüd on küsimus loomulikult ka Kose inimestel on väga õigustatud, et kas nii mastaapselt pidi seda olukorda lahendama. Sest iseenesest seda teed on vaja. Inimesed Koselt käivad poodi, käivad muid teenuseid Lasnamäel kasutamas, aga kas ta nüüd sellisel kujul oleks pidanud tulema, see on nagu teine küsimus. Hetkeseisuga siit üles väga ei roni enam? Siit enam üles ei roni, et tegelikult kui ma vaatan nüüd ka seda ülekäiku, siis ma kahtlen ka natuke selles ülekäigus, sest et ülekäik oleks võinud ju tulla, see oleks võinud kuidagi teega nagu rohkem paralleelne olla. Siit siis see tee niimoodi ära lõpeb, siia peaks tulema ülekäigurada, et inimene saab minna ilusti üle tee, siis mööda teist tee poolt kõndida sinna taha järgmise ülekäigurajani ja siis minna uuesti üle tee, selle asemel, et minna siit niimoodi tegelikult sealt metsade ja puude vahelt kohe otse bussipeatusesse. Härra Saarniit siin nüüd koha peal üritab selgitada olukorda, kui rahul tema vastustega jääte. Saarniit siin esineb sõnavõttudega, et kohalikud ei osalenud koosolekutel. Just 5 minutit tagasi ise küsis ehitaja käest, kas see tee jääbki sellisesse Laagna kanali süvendisse või ei, et kes siis tegelikult projektidega kursis ei ole. Ma ei ole selle projekti sündimise kõrval olnud ega nendel koosolekutel olnud, nii et mul on nagu raske seda kaasa rääkida, et loomulikult mina vaatan samamoodi seda plaani, skeemi ja teen endale selle järgi selgeks on ju. Pigem selline nagu üllatus, et järjekordne selline projekt, et kuskilt kabinetis on välja mõeldud ja koha peal pole nagu asjadega tutvumus käidud ja siis on suure hurraaga peale hakatud ja siis tavainimene vaadaku ise, kuidas saab edasi. Et härrad tulevad linti lõikama varsti ja aga mul on kinnitatud, ma just suhtlesin ka strateegiakeskusesse, et tulevikus me selle probleemiga lahendame. Et Gildi pargi väljaehituse raames. Mis see siis täpselt tähendab? Kas siia tuleb ikkagi mingi trepp veel lisaks või kuidas sinna saab? Ma ei oska seda öelda, ma praegu just lõpetasin telefonikõne ja mul kinnitati, et nad on sellest teemast on nad teadlikud ja kindlasti mingisugune lahendus tuleb, et inimene, kes läheb bussi peale, nüüd ütleme, kui ta on ka eakam inimene, siis ta ei pea ületama 3 sõidurida.